No nii, tere siis kõigile. Ma usun, et paljud tunnevad selle koha ära. See on siis Aidu karjäär. Aga igatahes täna me läheme avastama sinna Sompa poole mõne mahajätud kohad, mis ma loodan, et on mahajätud. Kui ei ole, siis ma ei tea, mis teeme, siis vaatab. Aga praegune plaan on jah selline. Nii, praegu ei ole enam suvi, on sügis. Ilm on veel suhteliselt ilus. Kauaks vist siukest ilma ei ole, aga okei. Nii, nüüd üks video on mul veel suhteliselt kinni. Et varsti ma laen sellega ülesse. Aga sellega on praegu natuke probleeme ja see on siis Ungari reisi video. Ja see oli ainus video, mida ma suvel filmisin. Ja see, miks mul suvel videosid tulnud, ei olnud väga enam kohti, kus käia. Kui kõik siin läheda, kõik suurem osa mahajätud kohti läbi käidud ja ei olnud nagu väga kuhugi minna enam. Aga nüüd siis avastasin, nüüd lähme vaatame seal need mahajätud kohad üle. Aga see reisivideoga, seal on mul see probleem, et ma natuke filmisin seal ka telefoniga, sest kaamera ei tahtnud töötada vahepeal. Ja nüüd ma ei saa neid videosi kokku panna. Et ma pean seal natuke vaatama, kas ma saan need videod kuidagi kokku. Ja siis tõenäoliselt laen taga üles. Aga see ma ei tea, millal täpselt juhtub. Nii. Aga mis siis ikka, ma arvan, et ma ootan, kuni Alar tuleb siin mäe otsast alla. Sealt. Kuskil sealt üleval on. Ja siis liigume edasi. Ma nüüd täpselt ei tea, kus ma jätkan. Võib-olla siis, kui kohale hakkame jõudma, võib-olla Kohtla Nõmmel. Täpselt ei oska öelda, aga kuskil näeme. No nii, jõudsimegi kohale. Ma algul siin natuke kahtlesin, kas siia sisse ikka tohib tulla, sest siin tundus, et nagu aed oli olnud ees. Aga kuna siin on päris palju prahti maas, siis tõenäoliselt tohib. Aga siin asuvad siis esimesed varemed, kuhu sisse ka kohe lähme. Okei, veits kriipi on see koht tõesti. Siin ma ei tea, mis siin täpselt oli. Tuletab natuke Sompa kaevandust meelde. Siin tundus teine korrus ka olevat. Sinna ma ei tea, kas võib-olla saab sinna või ei saa. Pole kindel. Siit läheb tee edasi, sinna liigume ka pärast poole. Aga okei, siit kunagi on saanud, aga tundub, et nüüd enam ei saa. Siin pole midagi. Okei, liiguvad sinna teisele poole tagasi. Okei, siit august sai kunagi siia alla. Nüüd kahjuks ei saa enam, nüüd on siia mingi prügi ette visatud. Nii, aga okei. Ma arvan, et ma näitan seda natuke siit ümbrust veel ja siis liigume edasi. Siin pole selline oota siit. Plastik oli maas. Okei, siit saab natukene alla, aga siit ei saa kuhugi sisse. No okei. Selle ülejäänud hoonega siis katus on veel päris korralik. Ma vaatame siit aknast ka kiiresti sisse. Seal seest isegi tundus mingi redel olevat. Täna ma päris sinna otsa ronima ei hakka. Laguneb siit suht kõik. Loodetavasti mingi puutuka pesa siin ei ole, sest neid ma ausalt öeldes kardan. Aga okei. Nii, aga mis siis ikka? Ma arvan, et me liigume sinna poole. Nii, tulime nüüd natuke seda teed pidi edasi ja jõudsime siin selle raudtee ülekäiguni. Iseenesest ma seda ala natuke Google Mapsist uurisin, seda posti seal ei olnud, siin oli maja, ma ei tea, kuhu see maja kadus nüüd, aga igatahes jalgratta üle raudtee. Nii. Ma ratta siia ja ma natuke näitan seda ala siin. Siit ja rongiliiklus käib siit veel. Aga siit on läinud ka üks raudtee. Siit, kust muru läks. Või siit kõrval vähemalt. Igatahes siit on läinud raudtee. Ma täpselt ei oska öelda, kuhu ta läks, aga mul tunne, et siit on läinud. Nii, nüüd on muidugi kaks valikut, kas hakata seda teed avastama või liikuda seda, kui raudtee on seda teed pidi.
aga ma eeldan, et me liigume praegu seda normaalsemat teed pidi edasi. Siin on siuke mägi. Näha on, et siin on kokku varisenud või on kaevandatud või ma ei tea, mis siin täpselt tehtud on. Aga siit on näha, et on mingi toru läinud üle selle raudtee. Ja seal tagapool on siuke kivi, kus toru nüüd ma ei tea, kas ta läks maa alla sealt või ta läks maa pealt edasi. Täpselt praegu öelda ei oska. Aga okei, liigume edasi. Tulime sealt tagantpoolt siis siia ülesse ja nagu näha, on siin veel täitsa toimib kõik. Et siin ei ole kõik maha jäetud. Kuigi oleks hea, kui oleks, aga no, kahjuks ei ole. Väga lähedal ma minna ei saa, ma ei taha vahele jääda. Ja mul on juba kahtlane tunne, et ma ei tohiks siin mäe otsaski olla. Aga okei, praegu ei ole veel hullum. Nii. Nüüd on veel võimalus, et me saame sinna suure mäe otsa minna või liikuda raudtee äärde pidi edasi ja jõuda vist Sompani. Üks kahtlane asi on see, et siin mäe sees on sellised puidud. Et ma nüüd täpselt ei oska öelda, miks need seal on. Vot selle mäe sees võid täpselt samuti. Vabandan, et see kaamera siin natuke värises. Aga okei, ma ei tea, ma arvan, et me liigume edasi siis. Ma ei tea, kuhu. Nii, tulime nüüd siia alguspunkti tagasi ja liigume nüüd siit edasi. Tulime kuskil 20 meetrit edasi ja esimene asi, mida me leiame, on prügihunnik. No okei. Nii ma ei teagi nüüd, kui kaugele siit edasi saab minna. Aga eks näis. Iseenesest siin on ka veel mingisugune post olnud. Täpselt ei tea. Tundub, et siin suurem osa varemetest on maha lammutatud. Aga siin mõne, see üks maja, mis seal tagapool oli, see on püsti jätud. Aga maha jätta ratta siia ja liigun edasi jalgsi või siis, ma ei tea, näitan natuke seda ümbrust siin. Ratas niimoodi. Ja ma hoian seda kaamerat natuke teist pidi. Ja, kuidas siin on? Okei. Igatahes ma hoian seda kaamerat natuke teistmoodi, et ma toetan käega siit alt ja võib-olla loodetavasti nüüd nii palju ei värise. Tolmu imeja siin. Okei, tee hakkab tasapisi ära lõppema. No, ma liigun siit edasi natuke, siis ma arvan, et jätkan. Siia ühe kivimäe otsa nüüd. Ja tundub, et suurem osa sellest alast need majad, mis siin olid, need on maha lammutatud. Vähemalt see hoone jäi alles. Mägi on ka seal tagapool, kus me enne käisime. Ja nüüd võib-olla vaatan, käime siin veel, sest seal midagi on veel alles. Ja siis ma arvan, et hakkan lõpetama tasapisi, sest kell hakkab vist juba 4 saama midagi. Ja juba kell 7 hakkab pimedaks minema, nii et noh, jah, tahaks ikka valgest tagasi jõuda. Iseenesest siin alal on siuke kiviaed ka ümber, mis annab mulle veel rohkem siukest tunnet, et siin ei tohiks olla. Aga okei. Nojah, mis siis ikka, ma arvan, et ma liigun siia taha nüüd natukene, näitan, mis siin on ja siis pakime asjad kokku ja lähme ära. Nii, sain sellest kiviunikust üle ja liigun nüüd sinna poole. Vaatab, kas seal on siis midagi veel järgi jäänud või ei ole. Siin isegi on midagi säilinud. Aga võt, mis siin on olnud, seda ma ei oska öelda. Vot siin on ka mingid rauast, ma ei tea, mingi rauad kivi sees. Ma tahan neid uurida, mis asjad need on. Okei, need on vist mingi postid olnud. Aga vot, selle alaga on sama probleem, mis Aidu karjääri ja selle Sompa kaevandusega on olnud. Nagu
hooned on ära lammutatud, siis need kivihunnikud on alles jäetud. No Sompa kaevandus oli küll alles, aga seal oli enne olnud palju rohkem neid väiksemaid varemeid veel. Aga vot, kõik lammutati maha. Ja sama tundub siin selle alaga olevat. Nii, aga ega siit väga kaugele ei saa, väga palju enam edasi ei saagi. Kivihunnik ees. Aed on seal poole ees, seal on mingi redel. Ja natuke aed lõpeb ära. Aga ma arvan, et jah, mis siis ikka. Ma liigun tagasi. Pakin oma asjad kokku ja hakkame tagasi liikuma. Iseenesest seal pool tundub, et on midagi olnud veel, aga on ka maha lammutatud. Et jah, iseenesest natuke väiksemad on need varemed. Ma lootsin, et siin on rohkem neid. Siis Google Mapsis, kui ma vaatasin, siis oli siin loodetavasti väga ei värise. Siis oli siin palju rohkem neid varemeid näha. Aga tegelikkuses on siin ainult üks varem. Iseenesest üks pluss on sellel alal see, et siin on väga hea kas airsofti või peitupalli mängida. Siis tundub, et siin rahvast väga ei käi. Ühtegi grafiitit ma ei ole kuskil näinud. Seega jah. Natuke mõned prügihunnikud on jah olnud, aga need okei praegu. Nii, aga nüüd see, et järgmine video tuleb. No võt seda ma öelda ei oska. Eks kui ma leian mingeid varemeid ja kui on see ilm on hea, siis ma arvan, et ma teen ikka video. No praegu ma eeldan, et kui see video saab üles laetud, siis järgmine video on reisivideo, kui ma viitsin selle kokku panna. Nii, aga mis ikka, ma liigun nüüd sinna tagasi, siis võib-olla teen veel viimase kokkuvõtte. Siin kohas võib-olla ma teen ka veel Aidus kuskil mingi kokkuvõtte ja siis lõpetan video ära. No nii, näeme seal siis. No nii, hakkabki siis see video tasapisi lõpule jõudma. Praegu ma istun siin ühe kivi otsas. Te näete siin natuke ümbrust. Ilm hakkab ka siin nüüd tasapisi veits pilve minema. Nii, aga mis ma siin lõpetuseks siis ütlen? Natuke väikseks jäi seal, ma lootsin, et see on suurem. Ma arvasin, et see on suurem. Aga noh, jah. Ei olnud just kõige suurem. Kui ma leian, siis ma proovin midagi suuremat üles, mingi suuremaid varemeid leida, kuigi siin väga ei ole neid enam ja või on siin väga kaugel. Aga see ala, siin põhimõtteliselt jah, paintballi ja airsofti saab väga hästi mängida. Kui nüüd siin ka tohib käia, see on asi, milles ma väga kindel ei ole. Nagu väravatega silt ei olnud, aga kivist aed on ümber. Võib-olla see kivist aed oli veel sellest ajast siis, kui siin see töötas, mis siin iganes oli. Aga jah, mis ala see siin olnud on, võt see on ka nüüd natuke küsimärk. Sest väga siin hooneid enam ei ole. Sinna taha, sinna mäe juurde, pööran ennast ümber, sest te näete. Näete sinna mäe taga, mis minust praegu, vot sinna poole jääb. Vot sinna, pea eest ära praegu, vot seal. Vot seal taga oli mingi karjääri moodi asi ja see töötas veel. Sama oli ka selle Sompa kaevanduse juures, mis ei ole ka siit just väga kaugel. Ja võib-olla olid need hooned kuidagi omavahel seotud Sompa kaevanduse see siin. Täpselt ei oska öelda. Nii et jah. Aga mis siis ikka, ma arvan, et tänud, et vaatasite seda video ja kohtun teiega järgmises videos. Head aega!